Tšau sõbrad, täna on 6. august 10.27 kell ja sõidame Panevežise. See on natuke üle Läti piiri ja väike suts ja ongi kohal võrreldes siis Klaipeda reisiga 392 kilomeetrit, nii et ja taas tuleb siis kaasa klassivend Eiti. No, et natukene oleks lõbusam ja saame jälle juttu ajada ja nii, said vast kõik asjad. Haagis on järgi ja üks suhteliselt huvitav projekt, mis seal päris soodsa hinnaga praegu saadaval on. Ja eks siis elu näitab, mis sellest saab. Tegemist on siis BMW-ga taas R80, 88 aasta. Ja suhteliselt heas korras väidetavalt. No näeme, kas see vastab tõele. Ja olen selle kohta uurinud ka ühte komateist, nii et ise arvan, et ost on potentsiaalne. Noh, kas siis teenimise võttes kohe või tulevikus, eks siis elukene näitab. Et eelkõige on ta vaja sealt ära tuua, defekteerida, hooldused asjad ära teha, kaua seisnud jälle ja sõita taga mingi periood ja kui ta siis nagu on täiesti korras ja valmis kellelegi edasi andmiseks, no siis on juba näha, eks. Et millal ja millise hinnaga ja no nii edasi. Et tänane ülesanne on ta sealt üles korjata, dokumendid kontrollida, et seal mingit probleemi poleks. Ja ratas üle vaadata ja nii edasi. Kui siin tee peal vahepeal midagi huvitavat on, siis katsun ka näidata. Ja praegu ma sõidan Navesti poole. Võtan Eiti peale. Ja siis läheb juba sõit Läti, Leedu poole. Õhtu kell 10-11 tahaks kindlasti tagasi olla. Loodame, et kõik läheb plaanipäraselt ja hästi. Ilm on selline, et võiks ilus olla, terve päev. Igal pool on taevas selge. Vaatasin ka mingeid ennustusi, aga noh, ei ole kunagi välistatud, et tuleb mingi hoo või äikesevihm. Nii et oleme kõigeks valmis ja loodame, et siiski tuleb tore väikseline päev. Nii et jääge meiega. Võtame videosse ka selle kooki siis. See Eiti on ikka vaata, kui tubli poiss hommiku vara tegi juba kooki valmis. Mis sa ütlesid, mida ei olnud? Rosinaid? Rosin on puudu, jah? Minust ilma rosinata juba jumala hea. Aga kardemonid ja värgid on kõik sees. Super värk. Parksin õies paak täis ja edasi. Hind on muidugi räige, 65. Mis ma ütlesin, 65 eurot oli, 35 liitrit või? Jälle siis oleme siis Iklas siin. Mis Iklas? Lillis. Et lähme vaatame, siin Eitil on üks huvitav koht, et mis see oli, Annemägi või? Et lähme käime seal korra ära, et muidu võiks õhtul ka vaadata, aga nüüd läheb nii vara pimedaks, et siis
see kaamera pildi kvaliteet pärast ei sitt, pole midagi näidata. See oli hea õunapuu. Praegu siit on ka vaata õunasaak on tugev tulemas. Ei, no on ju jumala täis. Ja vaata vahest ongi huvitav, et sellised vanad kuradi taluõuepuud silmini õunu täis. Ja aias vaata, et ühtegi õuna ei ole või nagu on heal juhul 10 õuna. See on mage õunapuu, jah? Siin on neid ometi keegi ju ei väeta. Seesama silt ongi, on ju. Onnemägi. See huvitav. Ahah, näed, ongi väike trepp siin. Jumala mäda andma. See kivi siin samas, polegi kauge. Raha on ära korjatud. Ai, suslikud. See on maha kukkunud. Kuule, mingi 5 senti on siin. 2 senti seib. Paneme uue raha siia, muidu on ka nagu nadi. Mul ei olegi senti. Või jäid maha. Muidu see oli siin püsti. Ma ei mäleta, mis see peale kirjutatud oli. Täitsa ka palju ei või panna, võtavad ära ja paneme 20 sendis. Olla mäel. Siin on mingi kiri, aga see on maha kukkunud. See oli püsti enne. Ja see maa koha peal oli püsti. See on eesti keeles, aga ma ei mäleta, mis kuradi. Karksi. Parmer. Eks seda tuleb guugeldada, vaadata, mis seal kirjas on. Huvitav, kõik on raha ära korjatud. Pudelikork on see jäänud. Parme on tõesti palju. Muidu vaata, siiamaani oli ju suht rahulik, polnud sääski, polnud parme. Ma ei tea, ma ei ole kärbseid ka näinud eriti. Siuksed asjad. Sinu sünnipäeval tehtud. Ma just vaatan, et 4. august. Kasuka kurk. No Iti on ikka spetsvend, vaadake, mul kahvel on kaasas. Kurgid kaasas, kõik jutud. Tuleb meelde see aeg, kui me vanasti kunagi tädi ja onuga käisime Mossega. Kurat, kui hea. Pitsa ansat oleks veel alla panna. Jumala eest. Siin on mul seda, see on tšillit lõikasin ka. Ma ei tea, see on tšilli maitset või? Natuke panin, ma ei tea. Jumala head on. Maitse on jumala kuradi paigas. Uskmatu. Ja külmad ka juures. Külmad ja täpselt õiged. Viin on puud, on ju. Vaata, kui sa poest ostad, siis on tihti, kus on marinaadi palju. Või on liiga magedad. No, jah. Persse, see on nii aeg. No, mis siin on? Mingi lampki. No on ju jumala head. Persse tuleb minema kuskile kõrge restorani kokaks. Ei no ilma naljata. Pane kaane kinni praegu. Pane praegu kinni, jah, et vaatame, õnnestub meil kuskil. Peale kuule 3-4 tükki, selle pärast. Aga nad ongi kandilised. Sellised huvitavad põhupakid pole enne näinud. 4-kandilised. Täitsa nali, mis press teeb sihukest. Annan kokku tõstetud. 4 tükki on ühes unikus. Vanasti olid ka vaata pakid, aga nad olid, ütleme, 3-4 korda väiksemad kui need. 2 meetrised. No võt. Aga vili on tegelikult ju valmis, ega siin ei ole kiiresti ära võtta. Suurem vihm tuleb, siis on läinud lugu. No muidugi me oleme Lätis, aga Eestis muidugi. Ma ole Eestis näinud siuksed pakke. Ei ole, jah. Huvitav. Midagi vahepeal. Hoia lihtsalt nii, et sa ei pane objektiivile näppu ette, et see on oluline. Ma ei oska, mida filmid, niisama maju? Hoiad kaadris lihtsalt, pane aknale lähemale ja filmi mõnda maja või midagi huvitav, näed, mõnda ilusat naist näed. Vaatame koone siin. Ja hoia ühe käega rahulikult, et ei pea 2 käega hoidma. No siin ette. Harjud ära, et see on vaata, krunn on sellel tädil seal taga. See või? Kaameraga näkku. Lükkab kõhtu ees. Ja siis kohe veel midagi filmida ei ole, siis paned siit uue. No nii, oleme siis Pauskas, et mõtlesime Eitiga, et kuskile võiks sööma minna, kas või tanklasse, aga ma ei tea, tanklaid ka ei ole normaalseid tee ääres.
on olnud mingid automaatjaamad ja siis siuksed üks Virsi oli ka, aga see oli nii kuradi nukker, et ja või siis on vasakud kätte, eks on ju. Ja paljud restoranid, siin on üks tsirkle ka, kuskil paistab, et vaatan korra, kas siia on võimalik sisse keerata kuidagi ja kui siis, kuidas. Äkki siit tagant. Jah, sealt autol tagant saab vasakule vist. Kuna meil on käru järgi, siis me ei saa ka nagu päris igalt poolt keerata, kuhu tahame. Natuke peame vaatama. Et siia lähmegi vaatama, kas saame siin mingi purksi teha. Et 4,5 tundi on põhimõtteliselt sõidetud, et meil on nagu kohustus. Nii, meil sai siis 45 minutit sõidetud või 4,5 tundi tähendab. Ja nüüd on väike paus on ja teeme siin, minul on 2-raudne, Eitil on burger. Palju maksis burger? 7,39. Kurat, ma vaatan, palju mul maksis. Telefon peaks tält näitama. Ja siis muidugi võtsime kohe ka Eiti need kurgid välja. Need kurgid on jumala head. Et kes tunneb Eitit, siis ostke ta käest kurkina. Head sõbrad, siis saate võib-olla nii sama nagu mina. Et liigume siis Leedu piiri poole, see mingi 11 kilti on veel jäänud, et Pauskast läbi ja nüüd vaatan, et siin on siuke päris huvitav veski vasakuk, et mõtlesin, panen korraks selle kaamera käima, et mingi puhkekompleks nagu. Eks kes seda trassi pidevalt sõidavad, teavad seda niikuinii, aga minul on see nagu uus asi. Ja siin on ka mingi ööpimene ja... Ja, ei no ilus, jah. 24 oss, jah. Ja, ikka. Äge. Tagasi tuleme siis ööseks jääme siia. No just. No nii, kohe jõuame siis Leedu piiri. Kuna meil on furgoon taga, siis võiks arvata, et otsitakse migrante. Meil muidugi ühtegi migranti seal ei ole, aga mine tea, mis keegi võiks arvata. No igal juhul siin on neid suuremaid furgoone, kuhu neid saaks panna ja rohkem. Nii et meie sõidame siit hooga läbi, mingit probleemi, mingit lisakontrolli siin ei ole. Ja järgmine peatus on Paneveesis. Ehk siis Paneveesis ja rajooni pakkas siit. Asvaalia. Hotell. Nii, me jõudsime siis Paneveesisesse. Siin on hästi palju neid muhukesi, nagu öeldakse, jalakäijad ülekäigu kohad. Arvestavalt suur trass, aga siis tehakse need kiiruse maavõtmised. Jälle sellised tellised, vaata kollased. Jaa. Teistmoodi. Majad on siin ikka natuke teistmoodi kui meil, et sihtkoht on 6,2 kilomeetrit. Siis vaatame, mis seal paistab. Buss, Mersu buss. Pidi aga. Jota. No nii, helistas siis müüja või kellega me kohtuma lähme, et tahtis just kodust ära minna, et kaugel sa oled, et kas sa ikka tuled. Et see kuradi pärdik ei tööta siin Leedus, ma ei tea, mis pärast. See on eestlased. Meilt eestlased või? Leedu eestlased. Nii. Nevski. Mis asi? Ei saanudki aru, mis ta nimi oli. Nii, näitab, et 3,2 kilti on veel minna. Seal teeres passib politsei. Ei ole
see politsei vist. LTSA, mis see tähendab? Ei tea. LTSA, jah. Nii, vaadaku poolt. No nii, hakkame kohale jõudma, mingi 500-490 meetrit on jäänud veel. Vend vahepeal helistas, tahab kodust korra ära minna, et kaugel sa oled. Jaunima. Et see on kurat 5 kilomeetrit, et oota ikka ära. Need päiksepaneelid katsus välja. Kaamera näed seal number 2 all kohe. Ikka rikkad inimesed, suured aiad on ju. Mõnel küll vähken vanemad ei ole nagu nii värsked, eks, aga... Siin on need kolvased helisegane maja. Ma arvan, see sama maja ongi või on natuke maad veel aega. Kolmekordsed. Jah. No ma räägin. Vaat siia. Mersud on ukse ees. Muidugi, jah. Häh? Muidugi Mersu, jah. No vaata seda, näe. Parajad lossid ikka. Ennaks meil Eestis on ka ühtegi ma teist, aga... See sama maja ongi. No nii, me oleme kohal. Ennal siin masin seisab siin ukse ees. Kohe me vaatame. Не, я просто для Ютуба чуть-чуть, чтоб был первый этот эмоция, как сказать. Ну, хорошо. Ага. Аккумулятор совсем дохлый, да? Мертвый, нет, есть другой, который оригинальный. Okei. 43 000 läbi sõit. No neid pidasid ei tea, need ka vahest, noh, jukerdavad. No see ei näha, ta on nagu seisnud, on ju. No originaalne kraska, по-моему. Да. Я так тоже думаю. Оригинальный, да. Я не брал бы, если было бы не оригинально. Мне было бы не очень интересно. Окей. Я честно скажу. А ты часто привозишь? Нет, это мотоциклы. Сейчас у меня еще Африка Твин есть. Окей. Ну, наверное, тоже будем продавать. Не знаю еще пока. Ну ты с Мне машинами... лучше, да. Мне это лучше нравится, вот это, чем эта Африка. Но моему сыну это побольше, я не знаю. Может, ошибку мы делаем. Не знаю. Окей. А это, не, если цены смотреть в Германии, то вот это больше стоит. Сейчас вообще, вот вчера посмотрел, какие цены. Интересно это стекло вот поставить. это только потерял, вот было это вот все. Ну, были, я куда положил, я не знаю, вот, ну, что это. Крепление. Ну, крепление. Куда-то положил. Ну нет проблем, это все равно надо или снимать, или полировать. Да, это уже надо, но... Не, но это удобно, если ездить. То будет вот так. Да. aga vaata muidu enamus on püsti ja sellel nagu rohkem nii. Ну, это правильно. Если так поставить, это уже не... Он пойдет, наверное, так еще. Вот стоит самое больше. Ага, окей. Я думаю, что вот так было. Ну, там можно сделать подлиннее здесь, чтобы регулировать что-то. Здесь эти были, специальные хомуты здесь были. Положил, я не знаю, не могу. Ja. Может, Окей. здесь, подожди, еще, может, здесь лежит. Originaalkinnitused, jah? no siia tõmbad vaha peale nagu uus. Ja. See on siin, tuleb kõik viisata. See on ikka originaalvärk, siin ei ole midagi. No näha kohe. Ja, kõik puldid, peeglid. Et noh, kõik on nagu vaata, noh ära, kuidas öelda, ei ole enam, ei löögi. Ei, väga okei värk. Siin pole vaja isegi proovi sõita minna. Arvada? А ты ездил на ней? Да. Попробуй. Передачи работали, все. Да. Окей. Tikudoos. Vaata, on ju. Окей. Просто он, наверное, много стоял в последнее время. Да. Вот ты видел еще старый дрифт на эту машину, ну, на этот мотоцикл. Ну, я тебе прислал копию. Да. Редко попадается, во что было старый, ну, этот документ. Старого Окей. образца. Ну, я с этим бизнесом сам не занимаюсь, поэтому я не... Ну, это
ценится. Вот это, если такой документ в Германии... Я просто это посмотрел, оригинальный. что это очень старые люди здесь были. Да. Kas need võivadki mingi kapo? Это аккумулятор был привязан. Akumulaator? Ага, ага. Это, наверное, Да, транспорт, наверное, мы поцарапали здесь. Я не помню, вот здесь немножко. Я думаю, вот здесь в этом. on nüüd juba автобussi peal, да? Да. no see ka vist tehas käivitus ära või? Ei ole, see on parandatud, jah. Это тоже было порвано. Да. roolilukke. No, мне нравится. Знаешь, что не делано. Знаешь, когда... Да, мне нравится, если не сделано, да. Да, шпаклеванный, то. Да, мне да, уже- да, да. уже мне не надо сразу. Я сам хочу сделать. У меня старые явы есть. Я с ними занимаюсь. Знаешь, я сейчас куплю, фото покажу одно интересное. Так. Я сейчас купил, мне надо был мотоцикл. Я Мгм. купил мотоцикл. Это Хорошо. я делал бы, знаешь, это, Мгм. такой другой. Одну секунду. Meeldib sulle Eesti? ei no äge ju. Minu arust ka. Седло оригинальное, это У меня только немножко вот здесь что-то лежало вот. Ну да, Две это, такие пятни. да, это я видел на фотке. Но это надо... see tuleb maha. Да. Надо чистить, все сделать, замазать. originaal kõik. Оригинально. Да. Инструменты еще оригинальные. Знаешь, это во сколько это стоит, и на интернет много стоит. Это ящик только. Окей. see käib ka sadu alla jah? Мгм. Ну, техосмотр последний, я думаю, тогда ехал последний раз. Я так думаю, знаешь, Или 12-м сделали, а И до 14-го... да, до 14-го Два года. года. Ну, я так думаю, Мгм. что все. Так. Здесь, я не знаю, это есть, знаешь, какие данные есть, это, Мгм. какие колеса можно ставить. Все Да. остальное. А это стекло, наверное, оригинальное, что ли? Вот здесь тоже может какая-то. быть, да, вот может из-за стекла. Такое даже не видел. Ну, не знаю, это ли это- то-то, или какое-то Про другое. стекло, может быть. Спортшайба, да. Спортшайба это означает стекло. А, окей. Ну, это вот что она годная на этот мотоцикл. Есть там наклейка какая-то Мгм. серебристая еще. Хорошо. Это интересно. ole, mis asi see on? mis asi see on? Siin on nagu mingi peegel tagurpidi, aga ma ei tea, miks ta... ei, mitte peegel. Ei, selles mõttes, et see on see tahavaatepeegel. Vaata, lisapeegel, näed, siin on näha. Vaata, miskivõrd seda pidi. Ta on võib-olla neid kasutanud lainurga peeglina. Ja valepidi lihtsalt pööratud, jah. Vaat nii, jah. Ja, et siis näed nagu paremini, kes nagu tagant tuleb, kui linnas sõidad. Siin on mingi huvitav lüliti. Suunatuli. kas see on mingi väike spidomeeter või see, mis asi see on? Это читать часы, наверное, моточасы. Да, наверное, я не могу сказать про это. Можем завести, если хотите. Ну, если можно. Да, конечно, можно. see on nii. aga kuskilt nagu ei teki ega selline ei ole ju. See on seisnud aastast 2012 on viimane ülevaatus tehtud. Ja siis oli see spido näit selline, vana inimeste omad. Это, попробуем, может, я попробовал загрузить тоже такой. Ага, С моего окей. мопеда. Окей. Что-то... Насос работает, по-моему. Ну, Чуть-чуть. это слабо. Слабо, да? А краники надо Я обе... сейчас открыл. Окей. Это. Дальний свет горит. tagada tuli praegu. Наверное, это. Или? Не. Это. Да. Все. Все, хорошо, попробую, хорошо. Этот кнопка. Может это. Бензин, ты знаешь,
Немножко еще надо на насос. Да. Слишком рано ja. Еще упало. No ees ka tuli põleb praegu. Gabariit. Габарит горит? Need Oota, proveelil tiigati leedad masla eest, jah? Да, есть. talnis vett. Ага. No eks tal on rõngad natuke kinni, ta on seisnud nii palju. А там топливо старое или свежее? Да, посреди него я другой. See on mingi õudrappa. Ja see on see külm käivitus nagu või? Tolgasta ja. No, natuke jääb ka vähemaks. Если хочешь проехать, может будет работать. Я сейчас сниму это. Будет работать. Ну, только мне сказал мастер, который, чтобы не сгорел, динамо, чтобы не сгорело. Но это, наверное, будет хороший. Ну, с дуем аккумулятором лучше не кататься, сказал. Да. Бензин, наверное, кончились. Не, там бензина должно еще быть немножко. Reservi ei ole hea panna. Есть немножко еще. No, надо наверх его. Вот так, наверное. Да, я думаю. Niimoodi üleval. Mis tal 2 kraani on? Ei ole. Я думаю, что бензин теперь закончились просто. Посмотрим. Ключей у тебя 2 было или 1? Один только. Угу, Вот окей. этот. Больше не было. Все, надо. Ну это сам делай тогда, я не знаю. Я могу только поехать. Не, он нормально работает.
Здесь, ну, просто надо обслуживать его и все. Да, надо. Там, может, там кольца чуть просели. Да, может быть, да, надо. Долго стоял. Ну, мы катаемся на это Африкатину, катаемся. Но, но мой сын побольше, я сам только что поехал. Ну, там каждый год надо очищать, это надо, ну, карбюраторы. Ну, да. Там, ну, там погромче, это работает на движение. Это потише, потому я не знаю. Sellise väikse maja taga teisel ukse üle õues. Panime siis kinni. Pill on peal. Rihmad on kinni, kuskile ei lähe. Klaasi võtsime tõsi eest, et halba ei juhtuks. Ja tehakse veel kohvi meile ja siis me lööme patsut ja sõidame koju. Eitile meeldis just see, et on punast värvi nagu Java. Küll selle 638 värvi ma ütleks, on ju? Mitte vana Java värv. No mitte vana, jah. Ilus aed mehel. Väli, kuradi värgid, kõik murud pöötud viimase peal. Ega siin järgmine mees ka palju alla ja noh, nii ilus ei ole. Vaata. No siin sama, eks. Leedu lipp põleval, vaata. Et noh, näha, et siin on ikkagi inimesed, kes on mitte ainult jõukad, et kuskil loto miljoni saanud, vaid ka pigem töökad, sest ega see miljon võib sul olla, aga see majake, mis sa ehitad, hakkab üle jõu käima, kui sul töökus puudub. Siin on vaata huvitav, see sama tellis, mis oli seal. Kollane. Või kirju oli. Ja. Nüüd kindlasti naabrid helistavad naabritele, et ei ole kahtlane, auto liigub siin furgooniga, on ju, et nii nagu Eestis on, et kurat mingi Leedu numbritega masin liigub, on ju, no tavaliselt on siuke. Ei, no on ikka. Ei, no tegelikult mõnes mõttes on hea. Ja ei, no ongi hea. Naabri valve, no. Ja mis meil näitab siis 392 kilti koju. Oota, siia oli täpselt 400 juba. On jah, näed, mul näitab jah, auto näitab 400. Ma kuskil natukene kodust eemal nullisin ära, võib-olla 1 kilomeeter. Aga noh, nii kui ikka jälje läks mootori tuli põlema, näitab mingi pirn ei põle, noh samas aagise tuled tulevad, et midagi hullu ei tohiks olla. Aga noh, need korvpalliplatsid õues vendadel. Aga nagu siis siin Leedu mees ütles, on ju, et headel aegadel on need asjad ehitatud. Nii nagu meilgi. Et hetkel nii head ajad ei ole. No tema maja oli 15 aastat vana. Jah, 15 aastat ütles, jah. Et hetkel nii head ajad ei ole, tea kui muru jõuab ära niite. No. Ei olnud nii hull asi. Kurat, nägid ise tuba oli, kurat, marmor kõik. No. Ja, ütleme niiselt viisakas. No. Eks ole Eestis ka neid uhkemaid ja vähem uhkemaid. Ja sinna need ei ole nii uhked majad. On ka niisugused kehvemaid, mis on nagu ütleme, et halvas seisus siis või kehvemas seisus. No näete, siin on värvmaali nii seal kõik. Noh, koorub. Tõenäoliselt vanad inimesed enam ei jõua teha ja... Aga siin on need siuke ridakas, no vaata, minu arust päris ilus ja äge, jah. Igal ühel on garaaž, jah. No just. Aga gaasikütte oli, tal ütles. Aga siin on ka imelikult torud jooksed mööda seina, et äkki siin on ka mingi tsentraalne gaas või? Ta tõesti 200 € tal kuus. Näed, siin ka jälle gaasitoru tuleb maa seest. Ja siin ongi gaasikütte, näed. Ja. Gaasikütte ja soojuspump. Noored. Parkla oli nii väike muidu. Siin on ju tegelikult oli pood, on ju? No neid tuleb veel vast. Ja. 6:30, aga noh, varsti pannas kinni ka sees. Mingi siuke suurem, kuhu ligi saab. Et välja ka saab. Vaat siis siukene asi. Pane vee siis. Nii, hetkel on siis 401 meil spidal. Noh, koju peaks jõudma, siis on 800 ja palju meil kütusega ütleb, et 540 saab sõita. Ja 400 on vaja sõita. No see tähendab seda, et me ei pea tankima. Välismaalt. Siin on igasugused uhkeid maju tegelikult. Adus kortermaad on renoveeritud, päris ilus on see, mis nüüd just oli vasakul, väga ilus. Siit saab nüüd. Näed, siin keegi kaevab, teeb uut. Ja keegi teeb jälle vundamenti. No just.
Medelinas. Ilus koer. Aga üks asi oli küll, et vaata Ele Lämb oli tal toas. Jah, huvitav, et konti ei olnud. No ta ütles kah, et ega hoiavad kokku, et ajad on kehvad, et plaanivad kõik maha müüa ja kuradi Itaaliasse minna ära. Nii ma sain ta jutust aru. Pane vee siis. Hinnad on siis sellised. Diisel üle 2. Noh, mitte oluliselt kallim kui meil, aga noh, ikkagi suts nagu kallim. Kuigi ma ei tea, mis suure hind oli. 3PL logistik. Väikesed tahvid on siin letis. Teeme siin väikese Lidli külastuse. Mis sa ütled, mis kell avatakse Lidlid? 7.30. 7.30 kuni 22.00. Õudne. Ise ei tahaks küll siin kassapidaja olla. Kuule, siin tuleb mingi münt panna ju. Ma ei tea, Tallinnas vähemalt on nii. Ei, selle üks poomise asjaga lahti lükkad jumaluse asjaga. Korvi saab poest. Maasikas on ikka see hind. Jah. Ei ole, see on kattesorti maasikas. Et see maasikas on kallis. Aga see peaks olema mugavam, jah? See on see. See. Mis see 16? Praskes, see on mustikas. Okei. Siin on kirjutatud ole. Banaan 1.15, no. Ma ei ütleks samad hinnad kui meil, jah? Ei, no Lidl on see ju. No ma ei ole Viljandi Lidlis käinud, ma ei teagi, mis hinnad seal on. Pool suured kartulid. 5.8. Samad hinnad, sama kaup, siin teada. Täpselt sama kaup ka või? Meil ei ole külmkappi, muidu hakkliha võiks osta, on ju. Ei, see on see. Hinnad on üleval. Minusugune loll oleks vabandasid praegu 2 pudelt, on ju. Kurat, pärast kassas on ju, ei tea. Aga siin on ikkagi Läti õlu, aga no meie Lidlis ei ole siis ju Läti õlled või on? Ei, Läti, Leedu ikka. Või Leedu. Kanapinis 5,8 algsi. Ja see maksab siis kui palju? 2,89 või? 1 liiter. Võtma ühe õlle ära. Mis asi oli? Sang. See on liitrine. Ei, ma saan aru, jah. Jaha. No aga peaks võtma, vaata hea puntsuna. Kanapinis. Jah. Aga teist sorti on veel vaata niisugune. See on tumedam veel. Ma arvan, et see on õigem võtta. 5,3 ja palju siin on? 5,0. Ei, see on 3,65 on see. Ei, ma ei mõtle hinda, ma ütlen praegu nagu jooki ennast. See on kanepi ju, kanepi ele või? On või? Kanepi ehel on meil ju. Ei tea. Ei ole või? Cannabis on siia kirjutatud. Aga siis ongi kanep. Sellest siis võtma teisega. Kurat, läheb ju omaks jälle, on ju. 3,40. Homset jälle ei mäleta eiti. On nii või? 8,39. Nii. Kuradi vastik on seda, see on ju. See väike on siis 2,79. 2,79, jah. Vaata liitri hinda 27,90. Liitri hind on 27,90. Kallis on, aga no mis siis? On ju? Palju siin sees on? 100 grammi on, kui nalja teed. Mis see on? 200. Aga see on kallim ju. Aga see on 4,89. Vaata, Subrovka on ka mingi ümargune pudel väike, näed. Või võtaks Subrovkat? See on 4,99. See on nagu ilusam, on ju? Lietuva, Lidi. Ma ei tea, Viljandis on ka siuksed Subrovkad siis või? Ma ei ole seda vaatanud. Need on küll Viljandis, need samad. Terts aitab ka, kui me joodikud ei ole ju. Kuule, vaata. Polge viin, Kurat, küll. Seda läheb soojaks. Viljandis ei ole seda. Olgu.
Vead tal kogu aeg tulevad. Nii, koduni siis 404 kilti veel meil on ja Lidlis käisime, võtsime siin mõned õlled. Ei, 387 on või? Ei. Jah, nüüd näitab 387 Ja. ju. Nii, siit me läheme paremale, kui voor on seal kinni. Mingit stoppi, aga no mis sa siin stopitad, kui voor on kinni? Heiti ütleb, et samad kaubad kui Viljandis, mina ei tea, mina pole Viljandi Lidlis käinud. Siin on kindlasti teine. Moirfa. Aga no siin vaata poleks parkida kuskil. Ei, seal taga on tühjad kõik. Aga sa ei viitsi enam minna, ma küll viitsi. Aga sa ei viitsi. Või seal oleks vaja või? Ei, ma ei tea, no mis mõtlesin midagi Leedu pärast. Aga no veel ei saatame. Seal tagapool on, need pikukohad on vabad. Mine selle järgi. Otsustasime ikka veel minna. Mis see on, Norfa või? Norfa, jah. Vaatame korra siia poodi ka, et Heiti tahab saada Leedu mingit sinki või mis sa tahad? Leedu pärast kala, Leedu pärast eeringat. No ikka huvitav teised. Poole odavam kui meil. See on kilohind või tüki hind? Tikk või tükk? Kilo. 1 kilogramm. No, aga siin on 5 kilos üks arbuus. Rohkem on see. Saab pool arbuusi osta, näed kuule. No ikka, aga meil saab samamoodi. Aga no Leedu arbuus on ikka parem kui Eesti arbuus. Pomidoorid, noh pomidoori tuleb meil omal kasvuhoonest. Peipsi kurki. Palju see kurk maksab siin, saad sa aru või? 3,15 või? Mul see otsa. Chili. See kilekotid on, ma ei tea. Võta üks kaun või rohkem. Kui ma räägin, Heitile ma kurke teha, siis ta võtab siit. Chillit. Chili on selle nimi, jah. Aga jube hea oli see chilliga kurk sul küll, noh. Ma ütlen ausalt. Et see chilli on hea mõte. Ei, no ma panin paras jagu. Liha on küll pool tasuta neid, on jah? Kooti on 2,05. No see on nüüd nätikene See on läbi kasvanud. Jah. Ei no vaata, mõned tahavad toidu tegemiseks. Ei no aga noored ei taha jälle. Noored muidugi. Noored tahavad krõpsu, neil pole vaega. 2,99, ostsin Vasurast 1,90. No võt, ikkagi Eestis on parem elada. Üheksa, 99 ostad 3 tükki või? No kurat. Mida siin all vist tundub? Espresso. Vaatame huvi pärast. Noh, ühe võib ju võtta, ega siis midagi pead ju panema kohvimasinasse. Kui sa alkohoolselt tahad, siis sa pead ikka siia poole vaatama. Huvitav on see, et veini valik on ka, no just pakiveinide valik on niisugune lahjavõitu, et see mida... Ei ole, ma räägin, et veini valik on siin jube kesin. Ma ütlen just odava siukse pakiveini. No mis siin näiteks maksab siis siuke liitrine junn? 7 euri, noh. 7 euri, kui ma oskan seda suurenist kosta. Mul oleks 2-3 euri hinnaga. Vaadake, kui ilusa paki siis on keeh ja lehmakene. Et siis pane veesisest väljasõidul oleme ja varsti läheb pimedaks, et siin viimased filmimised ja natukene seda Leedu nii-öeldakse ehituskultuuri. Need on see kõik uued majad, et siin on selge.
käisime veel ühes poes siis ja koduni 383 kilomeetrit näitab, et umbes kell 12 kodus. No me kindlasti peame tegema siin mingi pausi veel, nii et arvestame kella 9. Haagis ka taga ja ega pimedasse sõita enam ei lähe nii hästi, kui ta siin praegu läheb, et mis siin kütuse hinnad on? Nii, 2. Kuule, siin on bensiin on ka 2 juba või? 98 on 2 ju. Ei, diislid, mõlemad diislid on 2. Ja. See ka kallis on küll. Vaat see oligi see hea koht, et kui tahad ööseks jääda, siis seal teisel korrusel olid päris head toad. Motell, jah. 40-45 euri oli üks öö, noh. Ma vaatasin seda korra. No meie, kurat, noored mehed, me ei hakka siin küll ööbima, me sõidame ikka ilusti edasi. Et uni on nõrkadel äniaiti. Kasvalis 33. On kaed siin mingitest mädanlippidest, hernekeppidest vasakul. See on see roigas. No trakatsid on hästi palju tee peal, sest viljavõtt käib ja oleme hästi ettevaatlik, et mul veel tagant sisse ei sõida. Üks, 3, 9 sellist hinda pole ongi ju. 2139. Päris perses. Oi. Näete, siin vasakul on mingi kupliga või siukse lehtriga torn on ja et mina ei tea, mis torn see on. Antennid on üleval. Antennid on seal üleval ja kuradi mingid jurgid. Selline. Kas see on mingi ilmajaam või? Noh, meil on vaata kera üleval, kui on ilmajaam tänapäeval. Mis see võib olla? Motikamehed siis kohe siit tulevad meil. Kus poole nad sõidavad? Pane veesise poole. Vabalnikas. Raakel. Aadkidus 111. 111. 27 ja kilti on piirini. Vaataks, et vissid siin. Mingi jootmine käib, näed. Siin vana toob kuradi. Või tuli lüpsma neid. Mis asja? On tunneta tuli lüpsma, kuule, sest joogitünn oli ole. Õhtune lüps hakkab siin. Kuule, näed, siin on 200 tuulikut või? No tuulikud on jah juba vanana oli meil. Ei, aga täna ei ole näinud ju. Vaata, enne kui läksime, siis ma nägin ka, aga ma ei hakanud tähelepanu juhtuma. Ma näed, siin on jälle vaata need viljatünnid on ju. Et tohutu viljavärk on siin. Kõik on viljapõllud ümber ringi. Politsei tuleb vastu. Kiirreageerimisgrupp. Politsei. Vahepeal ju. Huvitav, kas seal on mingi accident? Nii palju auto selles võinikus siin. Ei seisa, nad hästi aeglaselt tulevad ju. Oi! Täitsa vahel. Sõdad 50-ga mingi või? Keegi pidurdab ees süsteemi. Kuule, lõppu ei näegi ju. Ei näe. Nii 321 kilti on veel sõita meil. Ma näed, siin mann midagi käristab siin juba aeglaselt. Selles on, see mann ongi. Miks teie seisma ei jää, kurat? Pole jääda kuskile. No siin on nii kitsas. Oi, täitsa perses. Ja seisavad, näed? No need juba seisavad, jah. Hea, et meie sinna poole ei sõida, et me koju poole sõida. Kõik vannuvad vist reisi. Ei, eks siin ole sama, kellel hakkab tööaeg kärisema ja nagu sellisest tauda. Aga no see ikka lõpuks laabub, see nii hull ei ole. Ei no lõpuks, aga vaatasin, mitu kilomeetrit oli. Seda jah. Nii, kuna päike paistab veel, siis meil on Eetiga plaan, et loeme mõned sõjaväekaaslaste kirjad siis jälle läbi. Et hetkel on meil siis Tiit Murik või? Ja kadunud Tiit, kes valvab pilve pealt ja tema kirjasid me hakkame siis
Saluverel Leholenk, Ivo Neemet. No Ivo Neemet pole enam. Andres Saareoksa pole ammu, on ju. Elle klassijuhataja õnneks on elus. Kurat, valeks selliseid panin ette. Ja Pauskas oleme praegu, eks ju? Ja oli Pauska vist, jah. Nii et hakkame siin vaikselt neid kirju vaatama ja... Enne kui pimedaks läheb. Ja enne kui pimedaks läheb, täpselt. Et need siin on siis aadress. Näita seda aadressi ka. Oota, seda või? Ja ümbrikut, jah. Et see on originaalümbrik, jah. Kus sõjaväe osas ta seal on, mis seal kirjutab? Kaliningradskaja oblast. No võt. Gvardiski rajon. No võt. Kaliningrad. Pasiolok, mingi küla on Pasiolok. Pasiolok on küla, jah. Et Kaliningrad ei ole ju siit kaugel, ta oli see hea kohaga ikkagi, suhteliselt. Minust oli mingi orkestri vend oli ta. No ja ta oli muusikamees, jah. Jah, pillimees oli, jah. Tiit Murik siis, no meie võtsin vaikselt loeme, et me ei hakka teiste kirju avaldama, et võib-olla viisakas. Aga mõne lause võib seal küll avaldada, vaata, mis seal kirjutab. No näete, milline tolm on igal pool, ma ei tea, kui hästi see välja paistab, aga... Ui, jummal, vaata taga. Aga viljavõtt käib täis huuga, näete, kus seal põhku lendab tagant. Jah. Et leedukad on see, või mis lätlased ja leedukad on selles mõttes jube kõvad viljakasvatajad. No seal paremal pool kõne, kõik terve see. Ja, no kõik on tolmu täis. Viljatolm on see. Ja see on üks kombaini veel ju. Ei, kaks kombaini. Põhimõtteliselt nähtavust polegi nagu uudne. Ma vale prilli pani. Loeme aga kirja edasi. Tiidu kiiri oli siis, mis kuupäevaga see Tiidu kiiri oli sul? 3. september 1986. No võt. Et siin on üks huvitav lause. Nii. Aga Eesti mehel on pohhui. Saaks aga venelasi ja seda kroonut teenida, juua ja lakkuda. See on ikka meie põhideviis. Elagu vaba Eestimaa. Mis asi? Viined ja ilusad Eesti pruudid. Kurat, ma ei saa kõrva, mis sõna see on viinad. Viinad! Elagu vaba Eestimaa, viinad ja ilusad Eesti pruudid. No võt. Noh, ja ongi siin kõik siin rohkem. Mis siin toimub? Aha, nii oli, jah. Politsei või? Mis see viisub? Ei, niisama hoiab jalga piduri peal, jah. Murik Tiidu aadressi alla on kirjutanud Eesti mehed. No võt. Et juba 86. aastal siis oli see Eesti meelsus nagu olemas, noh, meie meestes kõigis, noh. Et see ei ole ainuke klassivend, kes seda siin kirjutab, et päris mitmed on öelnud. Et elagu vaba Eesti või Eesti või no mida iganes, aga sellel ajal oli see jube risk seda siin näiteks noh, kirjutada ja siis kurat kinni pandud, kui oleks keegi selle kirja kätte saanud. Selle loeb ka pärast siin. Daugavpils. Moskva, Daugavpils. Läheme ikka Tallinna võibolla. Äkki Moskva kaudu? Vaata, see oli mingi huvitav fraas, et see kiri Eiti siin praegu loeb on siis klassijuhatajalt meil Elle Saluverilt. Nii, on jah? Ja vaata, kus see oli, et palka tõsteti, et palju see palk oli tollel ajal? Suurt palka pole veel makstud, aga arvatavasti tuleb see üle 300 rubla. No ja aasta oli siis? 86 september. No 86 septembri üle 300 rubla. No ma ütlen, et see oli juba siuke lüpsi palki peaaegu. Et see ikka, no praegu võrreldes nagu õpetaja palkasid, siis see oli ikka väga hea palk. No ega praegu ka väga kehvad ei ole, aga no ütleme nii, et nad ikkagi nurisevad praegu. Palju meil kodune on 240 kilt. Oh jumal, peab kohal ju. Ja kuhu te selle uue korteri sai? Pärnu tänav? 23.9. 23.9 ja samas majas, kes seal elasid? 23.10 oli see... Ansenli oli naaber tal. Ja Ansenli oli naaber ja siis seal elas siis Jaanik, minu abikaasa. Jaanik elas ka oma pojaga seal. Jah, kes siis kasvatas oma poega seal üksinda praegu, nagu ma aru sain, sest mina olin sõjaväes siis. Ja Elle kirjutab, ta kasvatab poega, kes väga armas laps. Võtaks endale, kui saaks.
vaata, mis oleks, on ju. Triin, minu laps, käib teda ikka hoidmas ja vankriga sõidutamas. Kusjuures see on tõsi lugu, Triin oli väga suur hoidja Indrekul. Ja noh, ütleme, mis siis aitas nagu Jaanik, et ta saaks ka midagi nagu ise endale pühendada natuke. Et see on kõik õige. Naima olevat ka mehele saanud. Selve töötab lahmuse sofoosis. On kurat ei saa aru, mis sõna see on. Aga paistab, et endaga rahul. Ülle tahtis EPAsse minna. Kas sai sisse, ei teagi. Ene Torim on nüüd kindlasti juba ema. Nägin viimati kevadel, Helje jäi akadeemilisele puhkusele. Tervis pidi kehv olema. Nüüd töötab Sürgavere pioneerijuhina. Taivi on Viljandis Kantriküla poes müüjaks. Mis välja tuleb? Poisse pole ühtegi. Poisse pole ühtegi. Mägi Raul tappis kellegi ära ja on eeluurimise all. Temast ei tulegi õiget inimest. Merike kolis õige pea tema juurest ära oma ema juurde. Ei saa aru, mida talle vaja on, see tähendab Raulile. Kevadel lõpetas kaugõppes keskkooli ja paistis, et elu hakkab sujuma või minema. Nüüd siis see Andrus vist pole ka sõjaväes, no see koogid. Tema on üks aasta hiljem, vist vaata, me lugesime. Täpselt küll ei tea, pole juhtunud ka nägema. Margo teenib Vologdas. Ema rääkis, et näeb seal palju vaeva. Mustad teevad liiga ja süüa pidi vähe olema. Tema aadressis saadan, võin sulle edaspidi saata ka Olgeri aadressi. Klassivaate kirjad on selles mõttes head, et ta ei ropenda. Et neid julgeb lugeda. Noorem vend on minu klassis. Olgeri noorem vend siis? Ei, see on Margo. Susku. Okei. Kas vene keelega enam raskusi pole? Võin ma õpetaja Kitsemetsale öelda, et sa räägid vene keelt täiesti vabalt. Ta oli teiega mingi hädas. Hädas ikka, muidugi. Ma usun, et 86. aastal ikka rääkisid kõik juba päris hästi vene keelt. Hakkan nüüd lõpetama ja teenistust. Mitu kirjatamatut see tuli sulle? Ma ei tea, mul on üks vist alles ainult. Okei. Et siis 808 kilomeetrit, kell on 1.15, no nii ma enam arvestasin, et mootori tuli jälle põleb, mingi pirni tuli põleb. Ei tea, mis kuradi pirn see siis on. See tavaliselt kustub ära, kui seisma jätta, aga no praegu põleb. Kas see on nüüd kärust tulnud viga või autost? Vaatame homme, nii et 7. kuupäev on juba 7. august. 1.16, 808 kilomeetrit ja 15 tundi, mis see tuleb siin praegu siis. 10.30 startisin, 10.30 oli 12 tundi, 11.30, 13, 12.30, 14. Jah, 15 tund saab 15 minuti pärast, nii et see kord siis nii. Tšau, plau ja uute reisideni.